just try to relax and listen Estonian. Okay, let's start. Vananemine ja psühhogeriaatrilised probleemid. Mitmesugused komplementaarsed protseduurid mõjutavad vananemisprotsessi vanemaealiste täiskasvanute ja teiste patsientide puhul. Koguneb järjest rohkem tõendeid, et teatavad käitumisviisid võivad east sõltumatult toimetulekut soodustada. Näiteks, kuigi ajurakkude arv võib 20. kuni 70. eluaasta vahel 10% väheneda, võib see küll reaktsiooniaega pikendada, kuid mitte olulisel määral. Mõtlemisvõime jääb samaks, kuigi asjade meenutamine või keerukate ülesannete lahendamine võib rohkem aega võtta. Aju treenimine mis tahes eas aitab kaasa dendriitide kasvamisele, mis edendavad rakkude vahelist infovahetust, kuigi üldiselt arvatakse, et ajud vananedes nürinevad, jõudis doktor Mark Heft, olles 6 aasta jooksul lasknud vabatahtlikel nuusutada sidruneid ja umbes 40 muud lõhna, sealhulgas maagaasi ja närimiskummi, järeldusele, et haistmis, maitsmise ja puudutusmeelele ei avalda vananemine olulist mõju. Kasutades Pennsylvania lõhnade tuvastamise testi, kus osalejad kraapisid ja nuusutasid erinevad lõhnastatud kaardikesi lagritsas kuni lahustini, tegid uurijad kindlaks, et naised eristasid lõhnu meestest paremini. Teiste meelte puhul sugudevahelisi erinevusi ei olnud. Hefti poolt soovitatud taju- ja mõtlemisprotsesse soodustavate kliiniliste tegevuste hulka kuulub regulaarne harjutamine ning tegevused, mis aitavad vaimu värskena hoida, nagu lugemine ja päikesekiirguse vältimine, mis kiirendab vananemisprotsesse ja kaudselt mõjutab ka naha tundlikkust. Loomateraapia. Fikk viis läbi uurimuse, et teha kindlaks koera olemasolu või puudumise mõju hooldekodu elanike sotsiaalse interaktsiooni sagedusele ja viisile sotsialiseerumisgrupis. 36 VA meditsiinikeskuse meeskliendi käitumist hinnati punktisüsteemis. Ilmnes märgatav vahe verbaalsete interaktsioonide arvus koeraomanike puhul, mis kinnitas täiendavalt loomateraapia olulisust pikaraviasutuste hoolealuste sotsiaalse aktiivsuse tõstmisel. Toomas kirjeldas lindude, koerte, kasside, küülikute ja taimede kasutamist hooldekodude keskkonnas. Tulemused näitavad psühhotroopsete ravimite kasutamise olulist vähenemist, samuti elanike surmajuhtumite 15% vähenemist võrreldes kontrollgrupiga, kus ei kasutatud loomi ega linde ega taimi. Schisselmann ja kolleegid teatasid samuti positiivsetest tulemustest loomateraapia kasutamisel geriaatrilis-psühhiaatriliste patsientidega. Nende tulemuste põhjal peaksid õdespetsialistid nägema loomateraapias suhtlemisoskuste arendamise, vanemaealiste ravimitarbimise vähendamise ning tervise parandamise vahendit. Füüsiline tegevus. Mõõdukalt intensiivse füüsilise tegevuse programmid võivad parandada tervete vanemaealiste 50 kuni 76 aastaste inimeste hinnanguid oma unele, nagu näitab Kingi ja kolleegide uurimus. Uurimuses osales 43 täiskasvanut. Harjutusi sooritanud grupi liikmetel oli 16 nädala jooksul 4 treeningut nädalas kohalikus NMKÜs kestusega 1 tund ja 2 treeningut kodus kestusega 40 minutit.
kontrollgrupi liikmed jätkasid tavapäraseid tegevusi. Harjutajate grupi liikmed väitsid Pittsburghi unekvaliteediindeksi põhjal une tunduvat paranemist nii une kestuse, kvaliteedi kui uinumise kiiruse seisukohalt. Paljude psüühikahäirete puhul on unehäired oluliseks sümptomiks. Õed võiksid soovitada patsientidele kehalisi harjutusi unekvaliteedi parandamise vahendina. Toit ja toidulisandid. Perrig ja Stahelin uurisid seost antioksüdantide ja mälunäitajate vahel vanade ja väga vanade inimeste puhul, lähtudes eeldusest, et vananemisprotsessid, eriti just aju vananemine, arvatakse olevat seotud vabade radikaalide mõjuga. Püstitasid nad hüpoteesi, et plasma, antioksüdantide ja vitamiinide sisaldus on tervete vanemaealiste inimeste puhul statistiliselt olulises korrelatsioonis kognitiivsete võimetega. Vaadeldes kokku 442 uurimuses osalenut leidsid uurijad, et vaba meenutamine, äratundmine ja verbaalne võimekus olid olulisel määral seotud C-vitamiini ja beta-karotiiniga. Kui oli kontrollitud võimalikke segavaid muutujaid nagu vanus, haridus ja sugu, jäid need kaks antioksüdanti eriti semantilise mälu puhul oluliseks võimekuse ennustajateks. Mälu on kahtlemata oluline faktor edukas töös vaimse tervise valdkonnas ja faktor, mille vastu õdespetsialistid peaksid huvi tundma. Edaspidi võivad nõustamisoskustele olulist lisa pakkuda ka oskused toitumisalast nõu anda. Lindebaum ja kolleegid leidsid, et vanemate inimeste puhul on äärmiselt levinud B12 vitamiini vaegus. Ühelgi neist ei ilmnenud märke raskekujulisest aneemiast, mis on B12 vitamiini vaeguse klassikaline põhjus. Uurimisgrupi juhi poolt leitud tõenäolisem põhjus oli, et paljud eakate inimeste maolimaskest ei erita piisavalt soolhapet ja pepsiini, et B12 vitamiin toidust vabaneks. Osaliselt aitaks probleemi korrigeerida kristallises olekus B12 sisaldus B12 sissevõtmine toidulisandi näol, mida suudaks absorbeerida ka nende eakate inimeste organism, kellel eritub liiga vähe soolhapet. Kuna B12 vitamiini vaegus on ohtlik ja võib viia närvisüsteemi pöördumatute kahjustusteni, soovitas Lindebaum, et kõiki raskesti diagnoositavate psüühikahäiretega patsiente tuleks kontrollida B12 vitamiini vaeguse suhtes. Tants. Kuubal Havana psühhiaatriahaigla psühhogeriaatriliste probleemidega patsientide hulgas valiti välja 26 inimest. Osaledes aasta jooksul psühhopalletigrupis paranesid nende omavahelised suhted ja vähenes vajadus psühhofarmakoloogiliste ravimite järele. Taimed. Trabaek ja kolleegid testisid hõlmikpuu ekstrakti mõju võrrelduna placebo preparaadiga randomiseeritud placebo kontrollitud topeltpimedas uuringus. Kasutati Likkerti skaala põhinevat küsimustikku, et anda kvantitatiivselt edasi jalavalu raskust, kontsentratsiooni ja mäluhäireid. Uurijad ei leidnud mingeid märgatavaid muutusi perifeerses vererõhus jalgsi liigutud vahemaade pikkuses ega jalavalu intensiivsuses. Süsteemne vererõhk langes nii placebo kui hõlmiku preparaatide kasutamisel. Võrreldes aktiivse ravi hõlmiku preparaadiga ja placebo perioodil saadud tulemusi, ilmnes, et nii kontsentratsiooni kui mäluhäired vähenesid. Uurijad tegid järelduse, et ginkgo biloba ekstrakt parandas mõnede vanemaealiste mõõdukate vereringhäirete all kannatavate patsientide kognitiivseid võimeid.
seose ajuvereringe häirete ning Alžeimeri tõve vahel. Sellele diagnoosile on iseloomulikud pigem sünaptilise ülekande häired, koliinergilised, noradrenergilised ja dopamiinergilised neuronid hävivad. Oksüdatiivne stress ja vabade radikaalide kumuleerumine põhjustavad ajus neuronite degenereerumist ning liigset lipiidide peroksüdatsiooni. Ajuvereringe parandamiseks ja kognitiivsete võimete tõstmiseks on kasulikeks osutunud mitmesugused komplementaarsed lähenemised. Järgnevalt arutleme uuritud komplementaarsete teraapiate üle, mida on võimalik kasutada Alžeimeri tõve puhul. Toit ja toidulisandid. Suhkur on osutunud Alžeimeri tõve puhul riskifaktoriks, kuna ta on seotud ajuverevarustuse vähenemisega. Samas on mõned teised toidud ja toidulisandid osutunud kasulikeks, sealhulgas A, C ja E-vitamiin, beta-karotiin ja L-karnitiin. Viidi läbi topeltpime platseebo abil kontrollitud pisteline ja mitmekeskusega katse 341 mõõdukalt rasket Alžeimeri tõve põdeva katsealuse osavõtul. Kõik osalejad said kas 10 milligrammi MAO inhibiitorit selekiliini või 2000 toimeühikut E-vitamiini või platseebot. Nii selekiliini kui E-vitamiin aeglustasid Alžeimeri tõve arengut. Šveitsi professori Hannes Dahlini poolt 20 aasta jooksul Baseli ülikooli juures läbi viidud uurimus Šveitsi meeste ja naistega vanuses 65 kuni 94 aastat näitas, et katsealused, kellel C-vitamiini ja beta-karoteniini tase veres oli kõrgem, said mälutestidega paremini hakkama. C-vitamiini ja beta-karotiini tase veres võimaldasid üsna kindlalt ette ennustada sõnavaratestide, beta-karotiin ka äratundmistestide tulemusi. Uurimus näitas, et mälufunktsioone saab seostada vananedes tõusva oksüdatiivse stressiga. Närvirakke mõjutavad ühelt poolt vabad radikaalid ja teiselt poolt antioksüdandid, mis kaitsevad neuronid kahjustuste eest. Stahelin väitis, et ideaaljuhul peaks need antioksüdandid pärinema looduslikest allikatest, nagu puu- ja juurviljad, kuid ka toidulisandid võivad vajalikuks osutuda. Pettigrew ja tema kolleegid kasutasid topeltpimedat platseebo-uuringut, et testida atsetüül-L-karnitiini 7 tõenäoliselt Alžeimeri tõbe põdeval patsiendil, kelle tulemusi seejärel võrreldi aasta jooksul kliiniliselt ja 31 magnetresonantsspektroskoobi abil 5 tõenäoliselt Alžeimeri tõbe põdeva patsiendi omadega, kes said platseeboravimi ja 21 samas vanuses katseisikuga. Võrreldes platseeboravi saanud Alžeimeri tõve põdevate patsientidega ilmnesid atsetüül-L-karnitiiniga ravitud patsientidel tunduvalt tagasihoidlikum minimentaalse staatuse halvenemine ja tagasiminek Alžeimeri tõve hindamisskaala testi tulemustes. Samuti normaliseerus fosfomenoestri taseme vähenemistendents, mida katse alguses oli täheldatud nii atsetüül-L-karnitiiniga ravitud kui platseeboravi saanud Alžeimeri tõve põdejate gruppides. Ka kõrge energeetilise fosfaadi tase normaliseerus, kuid ainult karnitiinravi saanud grupil. Kadhal ja kolleegid uurisid atsetüül-L-karnitiini mõju kasutades ainet nimega atsetüül-L-karnitiin hüdrokloriid. Nende 1 aasta pikkune topeltpime platseebo abil kontrollitud randomiseeritud
ajalehel gruppides läbi viidud uurimus võrdles Alkari efektiivsust ja ohutut platseeboainega võrreldes 50-aastaste ja vanemate patsientide puhul, kellel esines tõenäosus Alzheimeri tüve kerge kuni mõõduka vormi olemasoluks. Katses osalejad said 12 kuu jooksul päevas 3 grammi Alkari või platseebot. 4311 katset alustanud isikust tegid 83% aastase ravikuuri lõpuni kaasa. Varases eas alanud Alzheimeri tüvega patsientidel katse algul 65-aastased või nooremad, kes said Alkari ravi, oli taandarengu aeglasem kui platseebo preparaati saanud patsientidel ja nad talusid ravimid hästi. Taimed. ITIL tutvustas bioekvivalentsuse pilootuuringu tulemusi. Tulemustest ilmnevad arvestatavad GNS-iga seotud efektid hõlmikpuu kasutamisel, mis sarnanevad teiste psühhoaktiivsete ainete omadega, mida klassifitseeritakse kognitiivseteks aktivaatoriteks. Konovski ja kolleegid rakendasid prospektiivset randomiseeritud topeltpimedat platseebo abil kontrollitud mitmekeskusega uuringut, kasutades spetsiaalset ginkgo biloba ekstrakti või platseebo ravimit 216 inimese puhul, kellel oli diagnoositud Alzheimeri tüüpi preseniilne või seniilne primaarne degeneratiivne dementsus. Hõlmikpuu ekstrakti tarvitavatel patsientidel ilmnes platseebogrupiga võrreldes märkimisväärne positiivne erinevus kliinilis-globaalse muljetesti, sündroomkursi tähelepanu ja mälutesti ning Nürnbergi Alters-Beobachtungsskaala igapäevatoimingute käitumusliku hindamise testi järgi. Haasa, Halama ja Horr said samalaadseid tulemusi mõõduka dementsusega patsientide puhul, kasutades lühiaegset intravenoosset infusioonravi. Tulemuste hulka kuulub kognitiivsete funktsioonide paranemine ja parem toimetulek igapäevaeluga. Lebars ja kolleegid New Yorgi meditsiiniuuringute instituudis andsid teada, et ginkgo biloba ekstrakt võib osutuda sama efektiivseks nagu mis tahes teine ravim. Hormoon, eelkõige östrogeen või vitamiin E, mida praegu kasutatakse Alzheimeri tüveravis. Umbes 20% patsientidest, kes said 6 kuu jooksul või kauem 120 mg hõlmikpuu ekstrakti päevas, ilmnes vaimsete võimete paranemine, arutlusvõime, mälu ja õppimisvõime. Võrrelduna 14%-ga platseeboravi saanud patsientidest. Peegli kasutamine. Tabak, Bergman ja Albert tutvustasid peegli kasutamist teraapiavahendina dementsuse patsientide puhul. Gruppi kuulus 100 dementsuse all kannatavat inimest, 67 naist ja 33 meest vanuses 67–95. Enamus reageeringuid peeglisse vaatamisel olid positiivsed ja tõstsid teadlikkust vajadusest enda eest hoolitseda. Mõnede uurimuses osalejate puhul tekitas peeglisse vaatamine viha või meeleheidet. Kuid sellele järgnes kergendus ja rahu. See võimaldas hoodajatel osavõtjatega selgemalt suhelda. Asutuse personal kinnitas, et peeglite kasutamine on odav ja efektiivne teraapiavahend abi parandamiseks. Muusika mängimine lõunasöögi ajal võib hooldekodu elanikel aidata rahulikumalt süüa rohkem kui tavaliselt, vähendada rahutust. Hoolealused võivad jätta vähem depressiivse, ärrituva või rahuliku mulje. Samuti võib muusika olulisel määral vähendada rahutu käitumise või ka füüsiliselt, mitte agressiivse või verbaalselt ründava käitumise esinemist üldse. Viha. Kuigi vihatunde väljalaskmine võib teenida kohandumise eesmärki, andes inimesele märku, et midagi on korrast ära,
põhjustab see lisafrustratsiooni ja uute vihatunnete tekkimisega sageli probleeme. Samas võib ka viha alla surumine enesehinnangut alandada, viia depressioonini ja alandada töövõimet. Mitmed komplementaarsed teraapiad on osutunud paljulubavateks patsientide jaoks, kes soovivad õppida oma vihahoogusid konstruktiivselt juhtima. Hingamisteraapia. Appels ja kolleegid tutvustasid hingamisteraapia kasutamist vihatunnete vähendamiseks 30 postangioplastilisest patsiendist ja 65 kontrollisikust koosnevast grupist, mida jälgiti vastavalt umbes 16 ja 18 kuu jooksul. Tulemused osutusid, et hingamisteraapia võib vähendada kurnatust ja vaenulikkust, vähendades seega ka uue südameataki tõenäosust. Patsientide hingamistehnikate õpetamine võib aidata vähendada viha ja vaenulikkuse tunnet ning sellest võib saada standardne protseduur spetsialiseeritud õenduspraktikas. That's it for today.